Ei, no punt oli ju kõva siis. Ja see punt kasvas nagu ütleme iga päevaga. Noh, see esimene punt oli see, ütleme, kuidas me nimetame, meie punt või? Kus olid leokid, kalad, laarsad ja see, ütleme, 7-8 punt. Jaa, aga see... Okei, ma ei tea, ma ei oska teiste kohta ütelda, aga mul on just see, et see sama esimene punt, see on siiamaani punt. On. Need, kes hiljem võib-olla juurde, keegi võib-olla on, aga ütleme, ikkagi see põhituumik siiamaani ongi, nad on siiamaani põhituumik. Vahet, okei, igaühel on oma elu küll on. Aga mulle just meeldib see, et kui ma praegu vaatadki neid pilti, siis ongi täpselt sama, nagu sa ütlesid, see põhituumik, see on siiamaani põhituumik. Ja vahet ei ole, kas sa helistad, Aivar helistab Jürile või Jüri helistab Laansule või ma helistan Jussile või Jussi helistab Tomile või mis igas või ma helistan Antile kalale. Sul ei ole midagi seletada. Sul ei ole, see ongi üks punt. Aga need, kes tulid nüüd, ma ei tea, 2 või 3 aastat hiljem on ju, noh, okei, ta on küll punt, aga ta ei ole punt. No saad aru, ma mõtlen. Tuumikut. Jah, et see tuumik, see on siiamaani tuumik. Seal ei ole vahet, mida on nagu isegi hiljem see sama tuumik on korda saatnud, mis üritusi on planeeritud, mis ettevõtmisi on tehtud. No, see tuumik on mingil määral ikka koos olnud jälle. Kuule, aga äkki sa lähme täitsa tagasi ja sa räägiks selle, et kuidas sa üldse said tsikli peale? Mina? Jah. Teie suguvõsal vist väga valikuid ei olnud. Ei, ma ei ausalt seda esimest pealeistumist Siklil või nii, et ma isegi ei mäleta, aga ma tean nii palju kui piltidest ja isa on rääkinud, siis oligi see, et käidi Soome vahet ja ühel hetkel siis oli võimalik tuua mootorratas ja siis kui see käima pandi, siis ta nii oligi. Et ega sul mina ei tea, eks ta oligi äge, noh, ja sealt ma arvan, et ikkagi pisik oli see ka, et eks Aavo põristas ümberringi, kuigi mul niisugust nagu piltmälu ei ole sellest algust, aga ma arvan, et lihtsalt oligi see, et sellega ümberringi tegeleti ja kui see võimalus tuli, siis nii oli. See oligi kogu elu. Kui vana sa olid? Ma arvan 4. 4 ma arvan. Ja siis oligi, järgmine Soome trip oligi siis juba, kuna me elasime kõik koos. Tanel isa, minu isa ja Aavo ja vanaisa, kõik olime üks punt, siis igapäevaselt sa nägidki seda elu ja siis sai mina mootorratta, siis sai juba Tanel ja siis ma arvan, et seal nii kui keegi käima pani mootorratta, oli kohe kuulda. Et seal ei olnud mingit seda, et ma nüüd vaikselt teen seal põõsadega ära oma trenni ja siis ega nii kui keegi käima pani, kas sa tahtsid või ei tahtnud, nii kui häält kuulsid, ruttu kiiva päe ja oligi minek. Ja seda ma küll mäletan, et see just see hetk, et nii kui keegi midagi tegi, kohe oli nagu punt koos ja tehti koos, et see oli äge. Teil oli seal mitu rada ka kohe on ju? Ei, see meil ja ma räägin, see oligi see, et Aivar ehitas raja, minu isa ehitas endal nagu mulle raja on ju. Siis Väinal oli juba Aavo jaoks ehitatud rajad. Ja siis ehitati mulle rada, siis Arvo ehitas Tannil raja ja siis juba üks hetk olid kõik edid seal juba ja siis seal ja seal ja selles mõttes hull aeg, jah. Teid vist Tanniga oli nagu mega konkurents ka kohe algusest. Kuidas sellega oli? Mina arvan seda, et ma olen nüüd praegu, kui ma seoses Lukasega on ju ja vaatad just seda konkurentsi nagu kõrvalt, kus inimestel on hästi suur soov nagu ära teha just või ära panna või just, et ma ei tea, et see annaks tulnud motivatsiooni. Siis ma arvangi, tegelikult on see äge just, et meil suguvõsas ka me kasvasimegi üles niimoodi, et muidugi sisimas sa tahad ju parim olla või ära teha või mis iganes. Aga sellel hetkel, kui me võtsime nüüd selle kiivri peast ära, me olime parimad sõbrad. Sest mul ei olnud kellegi teisega mängida ega kellegi olla. Ja kui aeg edasi läks
siis oli juba see, et me tahtsime Aavoole ära teha, onju. Aavo tahtis meist kiirem olla. Siis tuli, ütleme, minu vend Martin, onju, kes tuli juba, tema soov oli meile ära teha, onju. Aga meil kunagi ei läinud nagu sellega üle piiri. Ja täpselt sama, mis ma nüüd tagantjärgi mõtlen nagu seesama punt siingi, kes siin on, onju. Me täpselt samamoodi, me kasvasime üles, et kui keegi tegi teisele ära, see oli fine, onju, sellest nagu õpiti, tehti mingid järeldused, proovitigi nagu paremaks saada, aga meil läinud omal keegi tüllis. Noh, eks kindlasti, kui võib-olla Jüri teab, kus, ma ei tea, ma ei kujuta ette, kus lapsevanemad olid, onju. Aga meil oligi see, et okei, said pähe, siis said pähe ja olime sõbrad, aga nüüd tänapäeval, mis nagu toimub, onju, noh, see just see kadedus või see ärapanemine või parem olemine või noh, ma ei mäleta küll, et meil niisugust asja oleks olnud seal omal aeg. Et see on jälle niisugune nagu, aga teistpidi mul oli ka alati treeningpartner olemas. Me surusimegi üksteist tänu sellele, et me tahtsime alati üksteist paremad olla, konkurents. Ja ma arvan, et see, mitte ma ei arva, ma olen sellest kindel, tänu Tanel ei oleks jõudnud ilma minuti sinna ja mina ei oleks jõudnud ilma Tanelita sinna. Ja teistpidi ma ütlen, ilma Aavota me ei oleks kuhugi keegi jõudnud. Ja nii on. Ilma Väinota. Ja, ei ma ütlengi, et see asi hakkab kõik juba Väinost ja millist pihta. Et praegu, kui siin kuulad juttu ka, et noh, ilma selle pundita me ei oleks ka jõudnud. Et praegusel hetkel olgi, et jaa, see. Aga teistpidi on see, et sõbrakesed, võtame ajaloораamatu ette, kerime aja tagasi, kui need mehed oleks neid asju teinud. Ma ei kujuta ette. Et nii ongi ja see tegelikult see lugu, kui nüüd räägitakse sellest loost, siis hakkab mõtlema, et suur lugu see on. Et mis asi sai alguse tänu millele ja kuidas ja kuna tehti. Aga noh, praegusel hetkel, kui sa seletad nagu Lukasele seda, et kui näed, vanasti tehti nii, no see ei saa midagi. Mis mõttes on? Kas sulle see sõit tuli sulle kergelt või? Ma arvan küll. Selle, et meil ei ole kunagi sellist asja olnud, et mina tegin, sa pead ka tegema. Et meil on pigem tulnud see selle tõttu, et me võib-olla tahtsimegi liiga palju ja see panigi vanemad pingutama ja kui ma ütlen jälle praegu, toon jälle Lukase, sest selle pealt ma saan nagu hästi palju võrrelda. Et ega mina käisin nüüd selle hulluse kaasa. Ma ei tea, minu pärast Lukased peaks seda tegema, aga just see sama see tahe, see sära silmis, need emotsioonid, see panebki sind ennast pingutama. Ja ma arvan, et meil omal ajal oli, vanematel oli täpselt sama asi. See just see perega koos veetmine, siis tekkiski neil mingi sõpruskond, kellel olid sama huvi, samad, ma ei tea, YouTube'd samad, ma kindlasti isade koha pealt oskan seda rääkida, kes aretas midagi, kes tuunis midagi, kuule, ma leidsin selle, ma sain seda, eks mingid vanemad olid kindlasti oma teada, kui midagi praegu. Et aga see sama lihtsalt, ma arvangi, et see kogukond oli, neil oligi üks huvi, üks mõtlemine, üks tegemine ja noh, ma arvan, nad ootasidki seda aega, kui nad saaksid kokku üksteisega veel. Ma arvan. Täiesti õige. Ja nii see elu käis. Et praeguse hetkel ma näen täpselt sama oma pealt, et kui see koroona aeg oli, vaata, noh, võistlus ei toimunud, midagi ei toimunud ja siis ma mäletan, see esimene võistlus tehti Lätis. Sa said seal seltskonnaga seal kokku jälle, no see oli nagu, ma ei tea, nagu sünnipäev. No jah, nagu mingi taaskohtumine või mingi hull räme kokku tulek. Tšau, kuidas läheb, mis, kus on. Et selles mõttes oli üliäge. Et ja ma arvan, et meie vanematel oli täpselt sama asi. Et kas sa seda mäletad, kuidas teil seal Lõuna-Eestis nii-öelda see punt siis suuremaks läks, kui sinna tuli lisaks sinule ja Tanelile veel kalad?
kurat, Luspo tuli. ma nii ei mäleta, see hiljem. aga kindel fakt on see, et nii kui keegi meil sinna hoovi peale tuli, ta pandi, kas ta just pandi sõitma, aga kuna meil olid need lindid ja rajad ja ma mäletan seda, et Nils Luusenberg, kes tuli täpselt samamoodi ja Edik Kuusk oli, kes tulid, okei, nad vist juba sõitsid, aga täpselt samamoodi nad tulidki selle eesmärgiga, et saaks sõita. Et ma arvan, et täpselt samamoodi nii kui keegi sinna hoovi peale tuli, ta oli lihtsalt kas nüüd anti proovida või tahtis ise proovida või ma ei tea, suruti sinna peale, ma ei oska ütelda. Aga nii ta käis, et nii kui keegi sealt läbi käis, siis hoovi pealt ära läks, siis hakati kindlasti otsima, kus saaks mootorratast. Ma arvan, et see asi käis ja ma arvan, et nii ta oligi. Et kui ma lihtsalt toon ühe, mida ma mäletan nagu nüüd, kui Lukas alustas sõitu, siis oli Enno Lustus, kes tuli Sõmerpool krossi vaatama. Tal oli poeg. Ta vist oli korra proovinud mootorratast, aga kuna mul isa korraldas seda Sõmerpool motokrossi, siis oli, et poiss sõidab või? Meil oli see 50 klass kui enne. Enno ütles, et ei sõida, meil ei ole siklitki. Mis ei ole siklit? Võtame Aigari esimese 50-se sealt muuseumist. Aga seal oli see, et see sikkel oli läinud käima. Ja siis Enno isa ütles, et Ennol on hommikuks olgu käima pandud ja pane poiss starti. Ja nüüd ongi, ütleme, Enno Lustus ja Endri Lustus sõidab ka ja peale seda hakkaski sõitma. Et noh, see, ma ütlen see, mis ja täpselt. Teie ei tohi nii lasta. Võib-olla jah, et võib-olla on mingi nakkushaigus juures vaata. Aga teistpidi, ma ei tea, ma küll ei kahetseks selles mõttes midagi ja see, mis see ikkagi, see sama emotsioon, adrenaliin, see koos olemine, tutvused, sa ei saa neid kuskil maal. Ja ongi see üks ühine huvi. See on. Ma vahepeal küsin selle eest. Süvene natuke sellesse pilti. Nii. See on meie selle sama tuumiku esimene väljasõit. Kus see, mis Saksas? Ei ole. See on Saksas. On Saksa, on ju? Jah. Ja sulle peaks, sa oled sõitnud, kui sa olid poisike, tatikas veel väike. Nii. Oled suurte meestega koos sõitnud ühes stadis. Nendega siis? Jah. Seda ma küll ei mõelda. See oli meie esimene väljasõit üldse siit Eestimaa pealt selle pundiga. Ja enne Venvõid, need Venvõid. Ja see enne, see on aasta 95 juba. Aga see oli siis see 93 ja me saime, kuna me läksime siit Rootsi kaudu ja siit sõitlesime ja siis sattusime, et Saksamaal on võidusõit. Oli võidusõit, aga see oli hobimeeste sõit ja veteranid. No suurte veste oma. Veiksid üldse ei olnud, seal oli mingi 1 või 2 klassi ainult. Ja need naised olid siis kohtunikud seal. Ja oli kogu selline sõpruskond seal, kes toimetasid. Ja me laekusime sinna kohale, et kurat, siin on suur rahvusvaheline võidusõit. Tutkid. Et saaks sõita. Aga meid ei saadetud koju ära tagasi. Meid võeti sinna rahulikult punti. Ja te sõitsite nende vanade meestega koos ühes stardis. Ja Puh tegi selle ühe ringi ainult. Karika sai. See keegi papides siin andis talle selle suure karika. Jah. Kord praegu oleks äge, kui
need vennad üles saata. Ja näiteks seda pilti ja... Jah, just need vennad. Ja need tüdrukud, jah. Ja need tüdrukud käsitsi kirjutasid ju veel seda tabelit, protokolli, eks. Aga see käis sellise pulliga koos kõik ja et võeti sinna vunti. Ja siis läks nagu asi hopp. See sama ongi see kõige hullem tuumik. Jah. Siis hakkas alla kõik peale, eks. Jah, ütleme nii. Aga teistpidi, nagu ma ütlesin enne, ega midagi kahetse küll. Ei kahetse. Et selles mõttes see... Näed, siin saadete siin. Mis tänu tegelikult selle hullusele, mis on tulnud, et ütleme need kontaktid või inimesed või see huvi või mis iganes. See on ikka rets. Räägime laagritest ka. Seal teie juures olid. See punt käis teil seal laagerdamus, et mis sa sellest mäletad? Ma mäletan. Mis toimus seal? Mina mäletan kõige hullem asi oli see, et see punt, meil oli niimoodi, et 2 korda aastas, 1 kord Tallinna punt oli Võrumaale ja 1 kord aastas Võru punt läks siis Tallinnasse. Ja siis Tallinnas oli põhikülas loomaaed, pärast loomaaed üle tee Lõusparki. Meid visati hommikul sinna maha, oli nii, ja siis pärast õhtu tuldi järgi. Siis oli veel, kas seda kui McDonald's oli olemas? Ei olnud. Ma ei mäleta. Igal juhul... Või sul oli ikkagi see esimene seal Viru tänaval. See tuli suht... Ma ei mäleta, igal juhul kuskil fancy kohtades käisib söömas, mida meil siin ei olnud veel, ikkagi pealinna minek. Ja kõik see punt oli täpselt samamoodi nagu... No see oligi punt, see oli tehtud nii kui keegi ärkas, kõik oli koolal, nii kui keegi magama ega sa ennem ei jäänud, kui punt praktiliselt ise ära vajus. Ja siis, ega me just sikleid ka ei vedanud Tallinna. Seal oligi nagu rohkem nagu vaba või puhkelaager. Aga need laagrid, mis meil siin Võrumaal toimusid, no need olid nagu töölaagrid ja mootorratastega. Ja no see on tegelikult see täis, no see on hullus. Mis siin tehti või oldi või see on ikka rets, et kui vaatad praegu oma lapsi, siis... No see on just... Siis mõtled nagu, et nad on ikkagi väga nagu softid, et mis lollusi ja asju tehti. Aga ei, see... Jaa, aga see laagri point või asi või ma arvan, kui nende siklitega tuldi, kui nüüd Lõuna-Eesti, see andis jälle täpselt samamoodi motivatsiooni vanematele poistele, kes nägi, kuidas keegi sõitis, mis iganes. Kindlasti see nagu viis seda kogu seda punti jälle edasi. Et see lihtsalt need, noh, kui see punt kokku tuleb, siis alati keegi meenutab jälle sellest ajast mingit juttu on. Et vahet ei ole, kellega saad, kas Tomiga või Jussi, kelle kokku saad paar lauset räägid ära ja siis juba tuleb, mäletad see aeg, kui me seal nüüd tegime seda. Noh, et see tegelikult see oli rets aeg. Aga see oli äge. See laagri päevakava välja nägi siis? Ma ei mäleta, see oli minu arust oli see, et me kõik tahtsime nii hullult sõita ja nii kui ärgati, pandi pildid peale ja pandigi kohe minema ja kindlasti oli see hommikujooks, see oli kindlasti on ju terve pundiga. Ja aga lihtsalt oligi iga päev minu arust, iga päev nii kui varianti oli jälle sõideti. Et see oligi see, et keegi ei vingunud mitte kunagi. Et ma ei taha, mul on väsinud, nii kui hommikul luugid lahti tehti, pandi pildid kuskil peale jälle mindi ja tehti oldi. See on lihtsalt, see oli äge. Ja teil oli see õnn, et see trofimets oli teil seal kohe üle hoovi, on ju? Ei, no kõik, kogu see, ma ütlengi, see kogu see pilt oligi. Ta oligi täiuslik, ta oligi olemas ja see oligi, sul oligi seda ala võimalik nii hullult teha, nagu tehtud. Et ega ilmaasjata sealt sellest pundist enamus ju ma ei vahet teha, kuhu me läksime, kõik olid ju eesotsas. Et kui isegi läksime ju Hollandi asju, esimene aasta, kuna keegi ei teadnud selle süsteemi asju seal on ju, võib-olla põleti natuke läbi ja nii. Aga siis teisest, 3. aastast, kui sinna mindi, me olime alati küsijate sees.
et see näitaski seda, et kuidas seda asja siin tehti. Et noh, aga kuidas tehti ja teistpidi praegust seisus jälle oma poja pealt ma näen, et kuhugi jõuda või seda asja teha, see peabki olema äge. Et nii kui ta läheb nagu üksluiseks või nagu tööks ära, ta ei ole enam nauditav, ta ei ole enam äge ja sul see poissi taha sõita. Kui ma ise nii hullult ei mäleta, aga ma arvan, et meil oli lihtsalt nii äge, et me tahtsimegi teha seda asja. Et mina müüsin. Te nautisid. Jah, see sama see protsess ja see kõik see oli. Terve süsteem. Ja oligi, ma ütlen, kui me jõume jälle lastevanemateni tagasi, ma arvan, et nemad niisama nautisid seda aega, kui nad saidki sinna kokku, saidki teha, olla, ma ei tea, rääkidagi oma, ma ei tea, mis asjadest on nüüd. Jõulupidu pidasime ka koos. Noh, et see, kui see juba, me räägime jõulupidudest on ju, no siis see punt pidigi ju punt olema. Et selles mõttes ei. No sünnipäevadest ja neist asjadest rääkimata. Jah. Siis ma mäletan täpselt sama, kui ükskord olime seal Kuuse etsi pool, nad elasid korteris, pandigi elutubad, põrad, madratsid täis, kõik magasid nagu silgud seal reas. Nii kui hommiku keegi esimene vend luugi lahti tegi, ühel hopp, teisel hopp ja kõik punt kokku, madratsid kokku, läks edasi. Jah, et tegelikult niisugust aega nagu see praegu ei ole. No meie garaaži peal te olete ka nagu silgud magad. Ei, no see on täpselt sama koht. Ja see teistpidi sa teadki, et see sama, see garaaži peal olid ju hiljem, aga ikkagi sa alati tere tulnud, sa oled sama, see tuumik oligi, sa olid nagu oma. Sa läksid sinna, sa ei pidanud küsima Jüri või Veronika eest, et kuule, kus ma saaksin midagi süüa. No, kui sa niimoodi küsid, siis sa said pistulei ja siis külmkapp on seal tee lahti, võtta, mis tahad. Noh, et nii oligi. Et vahet ei ole hiljemgi, kui keegi tuleb või midagi, täpselt nagu oma. Et nii ongi. Aga meil oli lihtsalt see, et pundis olidki siis, et me olime vanem, me olime nagu võllid. Ja siis tuli Jüri ja Matu ja kes seal veel hiljem tõid, nad olid natuke nooremad. Ja siis nad tahtsid ka alati nagu pundis olla ja siis me alati pidime neist lahti saama midagi. Aga siis need nooremad olid ka oma väikse kambaga, neid oli küll vähem, aga nad alati mõtlesid, kuidas nad meie punt sealt, me olime, mis see vanuse vahe oli siis, 5 aastat. Või vähem isegi. Jaa, aga noh, kas sa oled 10 või sa oled 15, no 15 sa oled ikkagi väga kõva võll. Ja siis ikka sai sealt niisugust tsirkust tehtud, et saaks nagu, kui sealt ma need taitnukad maha, ma olen kõvad. Aga alati väiksed, alati leidsid oma mooduse, kuidas nagu pundis olla. Ja ma arvan, et see lihtsalt seegi, et väiksemad alati tahtsid nagu pundis olla, nad pidid ka alati mingi nüüd plaani või asja välja mõtlema, kuidas nad saavad. Mingi jamaga hakkab. Jaa, või et me peame midagi tegema, me sinna saame. Aga see kõik lõppkokkuvõttes, see kõik on ühendanud seda sama kampa. Kas see on esimest võistlust mäletad? Või esimest võistlust? Mina ei tea, kas ma nüüd mäletan õigesti või mäletan. Minu arust esimene oli Sõmervalus, kui ma pidin seal lihtsalt ovaali sõitma ja äkki kas seda aega esimese kord tuli Ets äkki oli seal. Ja siis Ets tuli, tal oli mingi kollane sikkel. Tiit võttis sellest autost välja. See oli nii suur sikkel, ma ei tea, kas see oli. Ta oli ikka Etsil jalad maha läinud. Ja siis ma küsisin, kas sa sõid isa sikliga või? Ja siis me tegime need paar ovaali seal ära ja pärast me saime Tammepärja ja siis saime selle Donaldi nätsutoid vanasti. Ja siis oli nagu, wow. Ja siis oli nagu, ta ei olnud nagu võidusõit, ta oligi, ütleme, demosõit pigem. Aga niimoodi otseselt esimest ma nagu ei mäleta. Aga kui päris võidusõiduks läks, siis vist oli teil Jussiga pidevalt oli nagu kõva on. Jussiga oli jaa, aga Jussiga oli see, et Juss oli vanem. Ma ei tea, isegi, ma ei austas, ma ei oska ütelda, vana Juss on. Kas Juss oli ikka 2 aastat vanem? Juss on Tommiga.
83. ja 2 aastat jah . ja ta oli alati vanem . ja sellega seoses jah , ma olin nagu , me olime suht sama kiired , aga ta alati selle tõttu , et ta oli vanem , ta oli küpsem , ta oli vaimselt tugevam . ta alati nagu kuidagi tegi ära . et nüüd tagantjärgi on räägitud , isagi on ütelnud , et on see , et kuigi ma võisin kiirem olla , ma võisin stardist eest ära saada , siis ma ikkagi vaatasin alati selja taha , et just mine mööda ja siis sõitsin nagu taga . aga jälle täpselt tänu sellele , et see niisugune võib-olla konkurents ja see just , et eks just tahtis mulle ära teha , mina tahtsin talle teha sama situatsioon nagu Taneliga või Tommiga või vahet ei ole . ma arvan , et see kasvataski kõigis selle , kes me olime või kuidas me sõitsime ja tegime . see vedas nagu taset kõik , edasi , jah , kõik . kõigi taset . et just jälle , okei , ma jõuan jälle Lukaseni tagasi , on täpselt sama see , et kui me hakkasime Lukasega tegema , seesama see eestvedaja või nii-öelda noh , keegi peab ju seda asja hakkama tegema . see , kes ümber Lukase seda nagu aktiivsemad olid , seesama punt oli 50-st 60-nde , 60-st 80-sse ja seesama punt hakkas käima ka Adakitel ja nii edasi . ja kui ma praegu võtame nüüd see aastaga Adakil oli rekordarv eestlasi , noh , et sul on mingeid hulle aktivisti ette vaja . et täpselt sama algas nendega . tuli 1 tuli juurde , järgmine aasta juba tuli 1 juurde , järgmine aasta 2 juba juurde nüüd . ja selles mõttes äge vaadata , et see , mida tehakse , pakub huvi ja inimesed on nõus selle hullusega kaasa minema . jah . kui te esimest korda välja läksite , see 93 aastat , mis sa sellest mäletad , nagu sellest minekust ja kõigest , mis sellega no ma mäletan seda , me läksime selle transitbussiga terve perega , 5 ja no mis tagantjärgi nüüd tuleb välja , on see , et ega rahalisi võimalusi vist kõige paremaid ei olnud . sellega läksime esimene korda . jah , teine aasta , ei , see on meie oma . see , jah , see . no sarnane . jah , ja rahalisi võimalusi väga vist head , et mina ei tea , et saab ära käia , onju . aga midagi nagu seal niimoodi päris laialt ei olnud . siis ma mäletan seda , et tehti grillkanal , tehti suure potiga kaasa . ja siis seda ma ei tea , mitu päeva seal järjest pandi , et siis lõpus tõmmati see libe nahk sealt maha ja kotist võttis leiba ja see oligi hommikusöök , onju . aga kõik , terve pere 5 oldi ära , käidi ära , tehti ära . väga noh , selles mõttes hullus , kui praegu selle ajal hakkad mõtlema . et aga kõik elasite seal ühes no sellises pakiautos . no ta ütleme tänapäeva Vito . noh , seal olid tsiklid sees , 2 poisi tsiklid , seal olid magamised , seal olid söögid , seal olid kõik . noh , et see praegu ma tahaks näha , kes läheks , noh , tsiklid olid pakitud siis ristipidi alla , seal oli puuplate peal , mäletan õele oli see kõige parem koht , ta magas mõnes seal plate peal , tsiklite peal kõige taga onju . noh , Matu magas vanemate vahel ja ma ei mäleta , kas me olime äkki me 4 seal vanem või ma olin ühega äkki taga või ma seda ei mäleta , aga see on hull . see oli see , kui te läksite Tommiga starti ja me otsisime poisse taga . Sakus või ? ei , Valmeras . Valmeras . me olime nii paanikas , et meil on poisid kallud , starti vaja minna . teised kutid olid , noh , toimetasid ja poiss põle . Need olid läinud siis kuskile eemale liivakaldasse siis . olid need seda ütleme juurde . väiksed tsiklid seal ja siis lõpuks leidsime üles veel nibin-nabin saime siis riidesse joone peale . Ketuka ikka saime või saanud või ? ei olnud aega selleks . ei olnud aega vist jah , sa pandi ainult kõik . väike ikka . saad aru , polnud aega ja polnud mõtet . mis ketukat sa ikka seal elama annad ? vaja oli kohe minna ja läksime ka . jõudsime ilusti , kõik oli okei . olite teie veel rahul seal , et jõle kihvt olid .
oligi äge. aga seda, kui sa ei mõtle ju niisugust asja. Mul vist ka panin pildi ette see, kui me olime Sakus olime seal, see oja jooksis kõrvalt, et siis me seal ojas olime päev otsa. Nii kui bussist välja saime, läksime oia, siis vanemad võtsid sealt ojast meid ära, pandi sikli peale, sõitsime oma sõidud ära, läksime nii kui ära sai, jälle panime oia tagasi sinna ja seal oli mingi väike ojaaken oli seal. Me seal päev otsa mõeldes, ma ei tea, tegime seal. Mul ei ole näinud, kui me tegime seal, aga nii äge oli seal. Kas see oli see kord, kus ta kukkus ja lihtsalt juba valus oli, et väiksed need mudeltsiklid olid taskusse jäänud seal kuskil. Ja mul on jah väike, mul on jah. Vägev, Maitu, äkki sa räägid siis vahepeal selle ka ära, kuidas sina sõitma hakkasid, siis me oleme nagu kõik ühel stardijoonel. Mina sõitma hakkasin, ma ei mäleta üldse, mis ma sõitma hakkasin tegelikult. Ma vaan piltide pealt mäletan, kus ma sõitma hakkasin. Mul oligi, et samamoodi, et jõuluvana tõi sikli, siis oligi muru peal siis ema oli ühes otsas muru, isa oli teisel pool ja siis oligi, ma sõitsin ema juurde, ema keeras ümber otsa, panin isa juurde, isa keeras otsa ümber, panin ema juurde, nii edasi, panin edasi tagasi. Üks hetk oli seal kaldus ära väheke, aga tiik oli kõrval kohene. Kaldusin ära vähekene ja siis oligi täpselt oli, vist oli siukene aeg juba, et jää oli juba kaldus natuke äärad oli tahti juba. Ja siis oligi, paningi seal tiiki ja siis ise panin jää peale, sikkel panin jää alla. Et see oligi mul nagu, siis oligi see, et siis mõtlesin, et ei, mina seda asja ei taha enam, võtke ära, ma ei taha seda. Ja siis ikkagi lõpuks natuke saja pärast jälle läksin ja issi, et lähme teeme veel paar ringi, lähme proovime veel kunagi, paar päeva hiljem, et lähme teeme ikka veel, lähme vaatame, tegelikult päris kihtne. Aga sa olid ka kuskil 5., 4. Ei, ma olin äkki isegi, ma olin äkki, ma arvan, ma olin äkki 3 ja 4, et ma tegin esimese sõidu Viljandis. Äkki mul on intervjuu kuskil oli, ema räägib seda kogu aeg, et poodiumil või anti kõigile anti seal need, ma mäletan, kas karikad või mingisugused maisud anti seal kõigile ja siis Viljandis küsis. Sari käis siis. Siis küsiti juba, kommentaator küsis ka, et kui vana sa oled, et ma ütlesin 3. Ema ütles, et sa oled 4. juba. 4. See reegel oli, et minust oli see. alla 4 ei toodud sõita. Okei, ma sellepärast öeldi. Ei, mul on veebruaris on sünnipäevne. Ja mulgikross oli kogu aasta algul vaata, siis ma ei teadnud, et ma 4. sain, et ma teadsin, et ma 3. olen kogu aeg. Ja siis oligi, et siis kui ema ütles, et 4. Et esimesed jah, need oligi, ma arvan, see oligi, et seda alguse värk, jah, seda ei, natukene viskabki minu jaoks ongi nagu, mis on kõige rohkem nagu meenub, on nagu Viljandi kross. Viljandi krossid iga aasta. Kogu aeg nagu mäletan midagi sealt nagu kogu aeg mäletan, et seal all neid suuri kive ja siis oli see, tegid alla ära, võtta siis see, ma ei tea, kui start läks siis vanasti, aga tulid sealt mäest alla, tegid tšikaani, siis panid jälle üles ja siis oli mega suur hüppad ja hüppasid ülejäänud, et ma vaatasin, kurat, siit vist küll kunagi üle ei saa. See oli juba hiljem, aga esimene sõit oli teil väikstel, oli hoopis seal mäe all. Jah, täitsa all seal. Jah, seal põllu peal. Ja teie olite just nende väikstega seal, kui ühel kutil tuli pissi hädale. Ja siis, hea küll, peetigi start rahulikult kinni ja käis pissil ära, uuesti sikli peale tõsteti tagasi ja siis hakkasid lipumehed siis uuesti mitte, ne? Jah, see oli üks esimesi just, mis seal Orsta Nõmmel oli. Et mulle on nagu endale kuidagi nagu kõik need meenuvad rohkem just need sama see. Et just Viljandiga, ma ei tea miks, aga Viljandi oli vanasti hästi suur kõva kross ka. Ta on siiamaani on veel, ja siiamaani on, aga... Ta oli Oovali esimene ka, ta suht on olnud, et siis on nagu siuke suur sündmus jälle, läheb lahti Oovali. Tean, kus ma seoses selle jalka MM-iga. Inimesed räägivad alati esimesest mängust ja viimasest mängust. Kõik. Need, mis vahepeal mängitakse, vahetel. Ja ega kui sa võtad tegelikult hooaja algus või võtadki krossi,
hooaja algusega täpselt sama. Kuna kõik on uus, kõik on värske, kes tulevad uue tsikliga, kes tuleb uue kiivriga, kellele, kes on uued prillid talve saanud. Disainid värgid. Ja mis iganes. Esimene etapp, kõik räägid. Teine etapp, see ei ole enam. See on tavaline. Ja siis viimane etapp räägitakse lihtsalt see, kes siis tuli, kes siis meistriks tuli või kes tuli. Nii ongi tegelikult. Jah, täpselt nii. Matu, aga kuidas te siis seda suuremat seltskonda nagu taga ajasite, Aigarit ja Jussi ja kõiki neid teisi, et mis te siis oleks ära tegite, et ka sinna punti saada? Ei, me olime Puhiga, me olime nagu, ma ei tea, me olime kuidagi vahest võib-olla vanemad käskisid meid kaasa võtta kuhugi, et siis me saime ka kaasa, aga ma arvan, me Puhiga saime ka seal nagu jagelisime omaette suht palju, aga ikka proovisime kõike saada, et need ju minu jaoks olid ikkagi Aigar ja Tanel ja need oli kõik ju nagu vaatasid ikka alt üles, et kiired poodid olid ka vaata ja siis ikka vaatasid, mis nemad teevad ja siis vaatasime, siis Puhiga arutasime, mis me nüüd saame teha ja siis iga kord ikkagi mingi käkk järgi kokku ja siis nagu tead oli, kes süüdi oli, väiksed olid süüdi ikkagi noh. See oli nagu kogu aeg vahet ei ole, mis käkk ja ometigi ei olnud kuulnudki midagi sellist, aga meie olime ikka süüdi noh. Aga eks me tegime kõike sirkust, sellest ei ole mingi puhtad poisid jäänud. Et just oligi, seal oli, kõige see suurem oli siis, kui Taneli juures oli see treenlaagr iga aasta. Siis te olite oma pundiga tassite ja siis me proovisime kogu saada ka sinna punti sisse, aga ei võetud, siis te ehitati seal igasugu tonne ja asju ja pendi ei võetud üldse, ei tahetud midagi teha seal. Hoiti kogu aeg eemal meid noh sealt noh. Aga ei, need aastad jälle läksid, ega siis oli ka samamoodi noh. Nüüd on jälle niimoodi, et äkki Mati, kuule tule appi, saad ikka tulla appi. Mudel nüüd on vastupidi vaata. Mida sa tahad ka ära? Mida sa tüütad siin enam? Aga minu arust oli see ka veel, et see Lend Raiskiga käisite esimest korda mindi võetud kaasa sinna. Tegelikult alguses oli mindi esimest korda võetud kaasa. Mingi väike vist siis. Ei, kaasa. Esimest korda ei võetud mind kaasa minu arust. Ja minu meelest ta vanemad rääkisid. Esimest korda mind ei võetud kaasa. Matu oli esimest korda kogu. Jah. Nii oli hoopis. Teist korda mul oli see, kui ma mäletan, teist korda. Muidu ta oleks siin ka olnud. Võib-olla jah, siin pildi peal ka pundis olnud. Jah, võib-olla ka. See, mis ma näitasin. Seda küll ei mäleta. Esimest korda mind ei võetud kaasa. Nii nagu üteldud on. Nii ma olen kuulnud vähemalt, ma ei tea. Teist korda ma mäletan, et kui ma läksin, siis ma ka ei sõitnud, aga võeti kaasa. Ja siis me samamoodi selle väikse bussiga läksime ja me olime kogu pundiga sees, ma ei kuulnud ette tsiklidega kõik asjad. Ema tegi veel terve poti kana kaasa. 93. Ma olin 3 aastane. 93. Et siis oligi, et ema tegi poti veel, ma vaatasin, okei, see oli hiljem juba muidugi, aga ema tegi kana koibasid terve poti täis, näe. Ja siis me sõime seda nädal aega, neid samadi kana koibi seal kogu. See. Siin ei ole puhkumata olemas. Jah, puhku oli. Ja puhku ma enam ka ju, aasta. Siis sind järelikult ei võetud kaasa. Sind jäeti koju. Teine aasta ma mäletan, et mul oli seal võeti kaasa, aga mul õmmeldi just kõrva natukene ja siis läksime, minust oli Lend Raisi olime. Ja siis läksime sinna kiirabi bussi, et võtke õmblused välja. Ja siis lõpuks üteldi, et võta nii palju kommi kui tahad, siis ma mõtlesin, et anti kommi see anti nagu seda ma mäletan kõige paremini. Krossist ma ei mäleta midagi. Ma mäletan, mulle võeti õmblused välja, siis üteldi, võta nii palju kommi kui tahad. Seda ma mäletan hästi. Aga jah, sellest sõidust ma piltide pealt olen näinud natukene, aga ma ei mäleta mitte midagi sealt, mis see... Mina mäletan seda lihtsalt, et kui Eestis, see just sama 93, Eestis ma sain veel enam-vähem sõidetud, siis esimene kord seal Lend Rais, ma olen praktiliselt eestlastest, ma olen padu viimane. Et ma just minu arust, seda nagu mäletan, et ühtegi eestlast ei olnud nagu minu arust tagapool. No ikka eestlane läheb välismaal, ikka eestlasega võidu siis meil. Ja siis läksimegi, 94 läksime uuesti, kuskil linnas kõndisime mööda mingist jalgrattapoest. Ja siis isa, et näeb poiss, võidad ära, ostan jalgratta sulle selle samas. Ja sest ta ei osanud elusas oodata. Ja siis ma võitsingi ära ja siis pärast, mis nagu välja tuli, oli see, et siis ta, kes sealt
mööda teisi ta vanemaid ringi. Ma olen pidanud poisile jalgratta ära ostma, et pärast annab tagasi kunagi. Noh, et niisugused nagu, ma ei tea, okei, pigem oligi see, võib-olla miks niisugust hetke mäletad, oligi see, et sa said selle jalgratta. Aga sõidust ja niimoodi nagu ostad pilti. Ma mäletan lihtsalt seda, et kui me läksime sinna, no me läksime ütlema sellesama transiidiga, et aga need välismaalastele, mis autod, mis mootorrattad ja asjad olid. Vist Riisal käib, Auno see suur. No see oli vapseen. Aga seal oli terve park lõi need Aunosed. Ja veel ikkagi uhkemaid ja millised siklid välismaalastel olid. Seda me käisime seal mööda. No ma arvan ise, et teeks see esimene aasta, mul lõi kogu jala sellega natuke nõrgaks, et see lihtsalt see reits. Ja siis ma ütlesin, see on ka selline sikkel või sellise kleepsude. No siis näiteks ega kleepse toda ei olnud niimoodi. Et number 1 oli see, et nii kui Aavo tuli, me olime hommikul 6 aeg seal, kui onu August kleepse tõid. Ja siis kui kleepsud said, siis oli muidugi kohe pundiga siin, pundiga nii kui kokku said esimene asi, kohe põuest kleepsud veel, vaata, mis mulle toodi. Ja siis, mis ma oma pundi kohta veel mäletan, on hullult hästi on see, et Soomes oli suurte MM. Ja siis me läksime just Kuusetsiga läksime. Seal oli, ma mäletan, kes veel oli, aga ma mäletan Etsi just sellepärast, et Ets teadis ingliskeelset sõna stickers. Ja siis ta käis iga reka juures ja sai klepsu. Ja siis ma küsisin, et ütle mulle ka, et kuidas ma klepsu saaks näha. Ja Etsi ütles, et ma ei ütle sulle. Ja ma mäletangi just seda Etsi just sellepärast, seal oli siit pundist oli veel kindlasti neid poissi sellega. Ma mäletan just seda, et Etsi ütleb mulle seda sõna ja siis ma ei saanud klepsu, aga Etsi tuli sealt päeva lõpus seal ära. Tal oli nii palju klepsu lihtsalt, et hullu maja. Sellepärast ta nende klepsudega tegeleb. Ei, võib-olla ka, Sealt oligi pisik sisse võetud. Võib-olla küll, aga Oleks aga teadnud, mis see sticker tähendab. Aga siis kindlasti ma seda, kui ma ütlesin, kuradi loll, mis kuradi sõberda mul on, kleepsud ütle. Aga no nii oli ja midagi teha. Jah, oleks teadnud seda sõna, siis äkki see oleks ka olnud praegu. Jaa, võib-olla ka. Et jaktisanile natuke konkurentsi pakkuda. Et noh, said iial ette, aga lihtsalt niisugused nagu seikasi lihtsalt mäletan nii hästi. Aga kas neid Soome treeninglaagrid või treeningsõite ka mäletad? Soomest ma mäletan lihtsalt niisugust asja, et peruna on siis kartul soome keeles. Ja siis jälle Ets muidugi on mängus jälle. Ma ei mäleta, kas Ets sai kuskil kartut või saanud või mingi teema oli, et Ets ütles, et me ei küsi peruna. Noh, aga see on nii sarnane sõna eesti keeles või mis oli. Ma ütlesin, et Ets, mina ei lähe lolli mängima kuhugi, et ma ei hakka kuskil mingit perunat norima. Ja siis oligi. Ma mäletan, kus ma sain selle kartuli kätte või saanud, aga Etsi käib nosis selle kartulit kätte. Aga nii oli jah. Aga me käisime vahepeal ju sõitsime selle. Jah, aga ma nii... Laevaga üle ja õhtu tagasi ja... Ma nii ei mäleta. Seda ei mäleta. Päris hästi läks neil seal. Ei, aga nagu ma ennem ka ütlesin, ega see sama punt vahet ei ole, kas me läksime üle lahe, me läksime üle piiri, mis hinna, me olime iga pool nagu selles mõttes küsimus. Et selles mõttes see sama kogu punt viiski seda punti järjest edasi. Kas sinul mingi siuke hetk ka oli, kus sa said aru, et see läheb tõsiseks, kui sul oli kogu aeg nagu, et ma teen? Kui ma ütlen ausalt, siis see on loomulik kuidagi. See kuidagi ei ole niisugust hetke küll olnud, et nüüd läheb tõsiseks. Et pigem loomulikult. Kogu aeg on niisugune lihtsalt ongi iga aastaga on läinud järjest suuremaks. Võib-olla mul oli sellel hetkel, kui mind pandi sinna Belgiasse elama, võib-olla sellel hetkel natuke, aga mul ei ole kunagi niisugust mõtlemist olnud nagu, et... Ma tegin niisama seda, nüüd hakkam tegema. Jaa, et no nüüd läheb suureks. Ja mis siiamaani, mis mul on see, et kui teeme nagu täiega.
et mina ei oska näiteks niimoodi pooltäiega seda asja teha, et et täna käime täna sünnipäeval, täna sõitma ei lähe. Me enam pigem sõitma, kui sinna sünnipäeval. Et ja ma arvan, et see ongi sellest samast, kus me vanasti tehti meiega, ongi see asi lihtsalt külge jäänud ja ta ei ole kunagi olnud niisugune nagu sunnitöö, et me peame tegema, me peame minema, me peame olema, me peame, ma ei tea, ütlema seda või seda. Kõik kuidagi nagu, ma ei tea, lumepall on veerenud ja ta ongi nii veerenud, nagu ta on. Meie sünnipäevad olidki sellesama pundiga olid ainult nädalavahetusel Krossi lähedus. Noh, nii ongi, jah. No samad. Need, mis kodus, ütleme, need sõbrad, kes kodus olid, me olime Krossis samal ajal. Me ei tea mingisest, mis seal, aga samas jällegi võta nagu tuleb, nagu ma olen ka alati ütelnud, et tegelikult, et kõik need asjad tegelikult, kõik need, see on aeg juba edasi, aga kõik need esimesed alkoholi proovimised või mis sõbrad tegid kuskil, me jäime kõigist asjadest ilma. Me kõik klassi õhtud, kõik asjad, me jäime ilma nendest kõigist asjadest jäime ilma. Ma olin küll, vahepeal olin vihane küll, et ma tahaks ka teha niisugust asju vaata. Aga samas oli nagu, läksid sinna ajalt autobani seisma, see sama punt vaatas vastu, jumala savi. Las teevad, las tahavad. Et samas jällegi, kui sa võtad nagu seda asja, et nagu meil oligi iga nädalavahetusel nagu seesama, ütleme, tegevus oli olemas, me teadsime, mis me teeme. Nüüd oligi jällegi kõik need pahad asjad, mis me tegelikult, mis pahad asjad, need, mis iga inimene teeb tegelikult kunagi. Et need asjad meil nagu läksid edasi. Et mõnes mõttes jälle, kui võtta nagu niipidi, siis on jumal tähendab, et Krossi sõitsin iga nädalavahetus. Meil oligi ju mingi huvi ja mingi siht ja see oli silme. Meid ei huvitanud. Ja see oli kuidagi jälle loomulik. Jah, see oligi nagu, me ei teinud seda nagu... Nii pidi olema, eks. Jah, aga nii oli. Et meil ei olnud mingit niukest nagu, et oligi, et nüüd peame minema sinna Krossi. Me läksime nagu see... Lihtsalt terve pere pakkis, terve pere käis, terve pere tuli. Õde sai ainult kõige vähem tähelepanu. No jah, seda küll, aga... Poistega tegelikult ja Krossiga ei tegeleti. Et selles mõttes jah, nii ta paraku oli. Ja vaata algul, ütleme see 92, 3, isegi võib-olla 4 oli ju niimoodi, et näiteks kui Eesti toidusõit oli ükskõik kus paar, siis on mindi hommiku vara ja davai Narva, eks ole. Ei olnud sedasi, et sa läheb nagu... Õhtu kohale. Reede õhtu kohale näiteks. Ei olnud kuskil magama. Ei, no ongi. See aeg oli ju... See oligi, sul ei olnud ju kuskil... Võib-olla isegi mõeldud selle peale. See oligi normaalne, et hommikul lähed Krossile. No seda ka võib-olla. See oli võib-olla normaalne, et isegi lähed hommikul Krossile. Teid viidi. Jah, me viidi, see oligi nagu... Ja samas tehti ka ju, reedel oli tööpäev. Et sa ei saanud ka minna päris niimoodi, et sa lähed. Kella 5 lõppes tööle. Ja. Siis hakkasid koormat tegema. Kuhu sa lähed, sa ei saa minna sinna minema. Siis ei olnud seda, siis ei olnud nagu jah. Siis ei olnud niimoodi, et võtad riiulist uue jupipahet külge. Siis oli ma kujuta ette, kes teil keevitasid või treis või ma ei tea, mis iganes. Ja siis teid pakiti ka kuskile neid sinna. Pakkumine käis, siis hommikul kella 5 üles. Laks peale ja... Osa viibis niimoodi üles. Aga jah, nii oli. See nagu oli kunagi ema ütles, rääkis samamoodi, et tukkum söö Krossile või. Ja siis autastumine oli, meil oli mis kellani, ta käis söö Kross. Ta oli kott pimene. Kott pimene välja. See oli see, kui saanud ranglugu lõhkusid ära. Minu silme ees. Enda kiivri servaga. Kiivri ärge. Ja see oli samamoodi autastumine. Ööse. Ma sõitsin 50-segi, siis oli vaja poodiumile, ja kõigil anti seal mingi meene talle. Ja ma olin jäänud autos magama või leib oli suus ja magasin. Et nagu mingised nagu öökrossi, siis oli kui väikselt ei jõudnudki enam üleval olla, päev otsa seal mässatud ja möllatud. Ega seda öökrossi vist rohkem ei tehtudki. Ei, oli küll. See oli paar aastat, jah. Aga iga aastaga ta oleks järjest kehvemaks ja siis oligi see, et kuna mäletaks, koos mis raamiga kukkusin, kurvisi lihtsalt. Ei. Hüppasin. Oli boks ja boksi eest tuli selline kraav, hopp ja siis tuli vasak kulv. Ja sa tulid nagu sinna kraavi kaldasse, pea läks, nii oli.
seal oligi, seal oligi see ka, et see, miks see sul oli nii nõrk kael oli tol ajal. Ei, aga sa saad kokku tugevad. ma kogu aeg tuleb. see tugev kogu aeg olnud. Aga oligi niimoodi, et see, need asjad ei klappinud kokku. Ja sinu stiil oli ju sihuke lõdva. Vaata, kui võrrelda sind ja Tanni, siis te olete kaks eri sihukest kuju teil. Ja sul oligi niimoodi, et nagu sinna kaldasse tulid, et raks käis ära ja siis oli. Aga ma arvan, et ka see tukkumise juures tähendab sama õigus, kui palju selle korraga ära, et see valgustunud asjad, et seal oli ikka päris palju kukkunud asju iga aasta. Traumasid ja siis tõmmati lihtsalt kriips peale. Ma arvan, selle peale küll, et umbes valgustus oleks halb olnud. Vanasti tolmaski nädalas, siis oli nagu halb. Ei, mina ütlen juba ajal. Ma arvan, vanasti ei olnud siukest asju, aga halb oleks olnud midagi. Aga ma arvan, et inimesed võib-olla, kes seal tegid, võib-olla nemad, meil oli kõik hästi. Jah. Kulukas ka võib-olla, kes teab, mis seal oli. Oli, mis oli see? Tolmu saite te küll. Tol ajal ju eriti ei kastetud midagi. Ei, seda mõtlengi. Tolm, pori, vahet, meil ei olnud kunagi mingit. Ma küll ei mäletaks, et. Ja probleemi ka ei olnud. Jah. Et mingi vingumine või et ärme nüüd korralda või ärme nüüd tee või. Mäletan ühega. Oli võistlus, pingi tehti. Mul viskab praegu pildi ette Valmiera krossist üks aasta mega porina. Siis läksin käsest peale ja siis mehaanik oli unustanud, dosoolivooliku oli lahti unustanud. Siis kuskil taganurgast tossas see pill ja istusin seal kuskil poriaugus seal kuskil ja mehaanik ütles lõpuks sinna, mis viga. Ma tean, et viga. Tossab pill. Ja siis oligi, et vaatas seda, nägi ära kohe, dosoolivooliku oli küljest ära, pani tagasi, ma ei tea, mis ta seal tegi. Kas raadiojupiga või millega kinni pani sinna ja siis võttis kummiku, võttis jalast ära, võttis porilõigust seda vett ja pani dosooli ja siis anna edasi. Ja siis vandim jälle peast sõita sain. Et ei olnud siukest nagu. Sest näiteks siit praegu, mis mina mäletan näiteks täis lollus või täpselt samamoodi. Meil ei olnud nagu niisugust nagu mingi hulle reeglid või asju. Või oli? Me läksimegi kõik nagu sõitma, kõik sõitsid. Näiteks ükskord oli Põlva krossil. Siis ma olin nagu, mis kuradi tsikli, ma olin 85-ga. Siis oli see, et ma sain, mul oleks natuke lappe, panin finišippe kõrvalt. See ei olnud ETV karikasari, aga see oli lihtsalt nagu. Ja tuli, sain musta lipu. Mul ei olnud keegi seletanud, mis must lipp tähendab. Ma ei tea, vaata praegusel hetkel on, me räägime tänapäeva maailmas on see, et võetakse lapsed kokku, meil on must lipud, see punane lipp, see, minul oma, mina tean, mis must lipp tähendab. Näidati, siis sõidan edasi, järgmine lipp näidatakse uuesti. Siis ma ütlesin, et okei, siklil on midagi viga. Tegelikult on ju see disklahver. Sõitsin ruttu täiega sinna auto juurde, mehaanik tegi Matu siklit. Siis kuule, mis sikli viga on? Ma vaatab üle sikli ja ütleb, midagi kõik tundub okk. Ots ringi ja raja peal tagasi. Nagu niisugused, tänapäeval ei olnud, et niisugune asi on võimalik. Et niisugused hulle seikali nagu, mille läbi on õpitud ja võib-olla sealt ka tuleb jälle niisugune asi, et kuule, teeme inimestele lipud ennem selleks, kui sõitma hakkab. Või aga kõik kuidagi käiski nii loomulikult ju lihtsalt mindi ja tehti ja oldi ja ei olnud pärast, et keegi toob näiteks röötima või õiendama sinu. Oli, et kuule sõber, et tead, mis see tähendab, ei tea, kuule, see on disklahv, oli kõik. Et praegu ma kujutan, kui praegu võiks keegi tulema maa ja peale ja siis oleks seal niisugune draama ja tsirkuse tullu. Eks ka ajal, eks on ikka nii palju ja on. Ja edasi neid. Ja ikkagi mingid reeglid ja kindlasti tehnika on arenenud nii hullult, et see ongi juba ohtlikum. Et sa ei saa seal päris panna seal boksi vahet, kui nüüd on juba rahvas ja inimesed ja autod ja tol aeg veel nii. Väga hea, ma pakuks sulle sellise võrdluse, sa oled praegu 40. 40. Sinu isa tol ajal oli 40. Ma mõtlen nüüd jälle,
tagantjärgi. ei, see on rets, see on ulmene. ja kui ma võtan nüüd niimoodi, siis 40-aastaselt isa oli mul sellises situatsioonis ja ma olen täpselt samasuguses situatsioonis 40 aastat hiljem. Nii et mitte midagi pole muutunud. Põhimõtteliselt ikka asjad püsivad. Eks isa oli hullemas olukorras ikkagi Lukasega, sul ma ei, mul on ikka kõik. isa oli 2 tükki veel, peaks sõitis. See oli veel hullem. Mõtle, kui sul 2 tükki on. See on juba tema probleem. aga Martin, sina nägid nagu natuke suuremaid tüüpe ees tegemas, et kas sa nagu tahtsid kõiki asju samamoodi teha või mõtlesid, et see pole päris õige, et see midagi peaks teistmoodi tegema? ei, mul endal on nagu kuidagi, mina ei tea, kogu pere teeb seda, sa lähed nagu sellega kaasa ja see ongi nagu minu jaoks on see ongi tavaelus, ma ei tea, peadki sõitma, mitte ei pea sõitma, aga elus sõidetaksegi ja sa sõidadki näha. Ja nii, ja ma ei tea, mis on see teine asi elu on. Et lihtsalt nii on. Jah, nii ongi lihtsalt näha. Siis mul oli ka, ma ei mäleta, mis aastane ma võisin olla seal äkki, ka mingi 7 või? 7, 6, 7, 8. Ei, 8 ikka enam, varem oli. Siis ma ütlesin ka isale, et vanematele, ma enam ei viitsi sõita. Ma ei taha sõita. No, ütles ikka, no, mis see ikka, no, mis teed, miks sa ei taha, mis on, ei, ma tahan kokkaks. Ema ütles, juba hea on. Kõik hommikul söögid olemas, õhtu igast asjad olemas, ainult kokkasin ja mõllasin ja siiamaani tegelikult mul on ikka väike pisik sees. Et ainult kokkasin ja mõllasin, aga siis mingi nädal-2 läks mööda, tsiklit ühtegi korda puutunud vaata, keegi ei surunud ka midagi. Ja siis oli endal juba hakkas kipitama, et kuule, issi, lähme, pane vend sisse, lähme sõitma ikka. Ja siis ununes see kokavärk kiitsa ära, et see ikkagi siklisõit on ikkagi äge asi. Või mitte, äge asi, siis oligi siuke nagu, ta hakkasid puudust tundma mingist asjalt võtma. Et korraks oli siuke jah, et ma ütlesin, ma enam ei taha sõita, et ma hakkan kokaks. Aga see, ma ei tea, õnneks või kahjuks või... Väga lühikest aega läks elutempo normaalselt edasi. Nagu meie moodi, normaalselt läks edasi. Et see ongi nagu meie elu. Aigar, kui palju neid, või Martin, sina ka, kui palju neid sõitjaid on, kes sul sealt kuskilt 60-st, 80-st, 125-st, nagu sa kogu aeg pärast sõitsid nendega koos kuskil krossi või endurot või? No, enamus ongi saabu. Miks kõik isegi endurasse läksid ju? Jah, ja teine asi ongi, kui ütleme, nagu ma sattusin just sest krossi pundist endurosse, siis hästi paljud tõid ka seda ala nagu avastama või proovima või tegema. Ja kui Mait ju proovis ju supermotot, siis täpselt samamoodi mingi seltskond proovis ka seda. Et ja see näitabki jälle sedasama seda tuuma sisu võib-olla, et kui sa proovidki midagi uut, nad ongi nii lähedased, et see kuidagi jutuga on, et kuule, ma toon ka proovi. Et kas ta nüüd ise asi, kas ta meeldib või ei meeldi, see on juba teine asi, aga ta ongi kuidagi nagu nii loomulik selle sama pundile, et eluaeg krossi sõita ja läks proovis, ma proovin ka. Mul oligi ju. Ja supermotot. Mul oli samamoodi oli ju, et sõitsin krossi, tuli vigastus, siis arst ütles mulle, et kui me teeme nüüd operatsiooni, siis saad aasta aega audis näha. Ja Aigar oli just, see oli ikka teemis on hea. Ja siis esimene korda kuulsin, et mingi supermotost midagi. Ma ei tea, mitte midagi supermotost teinud. Ja siis arstid ütlesin, kuule, mis sa arvad, kui ma supermotost selleks, kas ma saaks sõita? Jaa, supermotoga sa saaks, ma arvan, võib ikka juhtuda, aga ma arvan, sa saad ära sõita, see on hooaja lõpus nagu operatsioonina. Ja nii hooaeg on läbi. Ja siis hakkasingi, kuule Aigar, et vaadake, meil tsiklit saab, supermototsiklit. Ja siis alguses ma ütlesin kasutatud supermototsiili kellegist. Supermoto värki oleks. Minu arust pandi sinna, Kawasakile pandi sulle need. Ei, TM-iga sõitsin esimest korda. Viljandis seal, Viljandi, kus Silvas. Kellegi teise omaga soovist. Okei, kellegi teise omaga, jah. Selle lätlase omaga äkki. Ja. Siis proovisingi ja siis ma ütlesin ka, et no mis seal ikka pole õiged. Hakkame siis, ma ei tea, jumala äge alane. Ja siis hakkasin trenne tegema ja tegin ja siis hakkas mul tõsiselt võtma juba ja siis saingi Eestit esindama jälle. Esimest korda läksimegi Eestit esindama kohe Bulgaariasse just. Jah.
Teeme ekspoosi. jah, ei näota. Või räägid edasi? Ja ma räägin, ma võin edasi rääkida. Ma ütlen. Ma jätan selle sisse. Siis sa kuuled. Ja siis oligi, et hakkasime, saadi sinna mind, siis sain ka see suure kogukonnaga seal kokku kõik, mis seal oli ja jumala äge jälle. Ja siis tegid tõda, aga Eestis oli jälle see, et mis mulle endale nagu oligi see, et ei olnud radu, vaata Suplamutes on ainult 2 rada põhimõtteliselt Eestis. Oligi Aravete ja siis oli seal see Rapla. Jah, 2 rada oligi, vaata. Ja siis mul oligi, et ma Võrus käisin siis Aravetel 2-3 korda nädalas. Aga mul lõpuks oli nagu see, et ma nagu enam ei olnud seda nagu sädet enam seda nagu, et nagu lahe oli ikka sõita, aga enam ei olnud see, et ma lähen ja õpin mingi uut kurve või nagu midagi uut oleks või midagi nagu siis käisid vahepeal Riiga, käisid trenni ja siukesed nagu päris hullus oli. Siis lõpuks oligi, et Aigar hakkas endurat sõitma peale esimest etappi ja lihtsalt kuuled, jumala äge asi on. Ma ei tea, proovime siis Ja siis oligi, et Aigar tebis pilli mulle, läksin sõitma esimest korda, kohe oli Paikuse, mingi juubel oli ka mingi, minust oli mingi Paikuse, mingi kõva nagu enduro oli ja siis panin ka esimene päev, panin sinna kuhuga vastu puud selle, aga lõpuks oli ikka äge. Ja siis jäingi sinna mitmeks aastaks ja see oli nagu äge ka ala, et sa said sõita seal palju tunde said peale sõita ja oli äge. Hästi siukene, enduro on siukene hästi siukene, saad kõike seal. Et motocross on niisugune jah, siuke. Vedasid triisad ka puhti. Jah, triisad tuli ja puht oli ka korraks, puhkile ei meeldib just. Ta käis natuke näinud, vist paar korda käis sõitnud. See on väga palju, sellest ta aasta 2 sõitis ainult endurot ei olnud. Puhkile vedasime sinna istele ka. Ja. Et talle nagu ei, talle jälle ei sobinud see vaata nagu siukene nagu. Aga Tomile küll vaata näidis. Et seal oligi, et seal, kes vedas? Aigar vedas meid kõiki sinna. Ja oligi, et Aigar läks sinna ja siis meil kogu see, jumala palju see punt läks sinna jälle. Jah. Üks loll teeb eest, teised olid järgi. Et ei, seal oli see, et aga ei, kõik on nagu see sama. Ega see punt, vaata, kes alguses kooski oli, aga see on siiamaani tegelikult ükskõik, kus kohas saadakse kokku pannakse, nagu jutustatakse, see on äge. Praegu vaata see sama punt, vaatad seda kogu aeg seda pilti, et see on see sama. Väga midagi muutunud ei ole. Praegu võiks panna täpselt samasuguse pildi teha, et panna bussi taha, et ma arvan, et kõik ennad on kuskil kohal krossile. Ja ma usun, et kõigil on veel säde ka silmas. Ja kindlasti. Et kui see on loomulik. Elu üks etapist. Ei, vaht. Sa oled ju praegu ka veel seotud krossiga, kuidas? Või motosport? No ikka selles suhtes, et mul samamoodi, kui isegi, mul endal on praegu ikkagi see, et nagu proovid nagu samamoodi, et Lukasel on siuke nagu võimalus on olemas ja ütleme, ta on ise hästi tubli. Ja siis ma ei tea, siin on nagu mitte nagu panustada sinna, et lihtsalt ma annan enda poolt nii palju, kui ma oskan, et mul on see tehnika pool, ütleme nagu, mida ma nagu paremini oskan, et tehnika pool on nagu, proovin sealt nii palju mõtelda kaasa sinna või kui mingisugused probleeme tekibki, et ju hakata mõtlema, kuidas seda asja ennetama hakata, et seda enam ei juhtuks, seda võib-olla juhtugi, see võib-olla ainult ühe korra juhtus, aga ikka mõtled seda peale kogu aeg, et kuidas mitte rohkem ei tohiks üks asja juhtuda. Et siis ongi nagu tehnika pool on nagu minu poolt peale, aga muidugi on see, et kui mingi täitsa võõras inimene mulle helistab näiteks on ja kuule, ma kuulsin, et sa oled ka mingi käpsel, et mul on siukene murena ja siis räägid tund aega, räägid isegi, ma ei tea isegi, mis ta nimi või mis asi ta on, aga lihtsalt sa oled seal asja sees kuidagi ja kellelgi mure, ma ei tea, ma võin rääkida tunde, et proovida see mure lahendatud ja siis ongi paad telefoni ära ja siis naine küsis, kes oli, mis ma ei tea. Ma vaatasin, sa rääkisid nii sõbralikult rääkisid, aga mitu tundi rääkisid jutu umbes, et vaatasin, kõige sõber oli ikka sulle, et ma ei tea, mingi proovisin aidata kedagi lihtsalt. Ja siis samamoodi on hästi paljud on nagu need noored, et samamoodi, et vaata, kes nad praegu tegelikult hakkavad paljudel on, kes ostavad tegelikult tsiklid ja kes sünnipäevaks saavad või kuskilt huviringis on, et ostatakse tsikel, tahetakse sõitma hakata, aga isad vanematel see know-how täitsa puudub. Et siis samamoodi, et kui keegi tuleb midagi nõu küsima, ma ei tea, ma olen alati nagu jälle kellelegi ja kui küll ütled, et kuule, ma ei tea, mine ära. Ikka alati aitad kaasa ükskõik nagu, ma arvan, see on loomulik.
et see on nagu meie loomus ongi siukene. see on kaasasündinud asi. Ja kui see ongi, et ma küll nagu näiteks, noh, ongi, mina ei kujutaks ette nagu, see on tavaline elu, kui sa söödad tsikliga. Aga igapäevast leiba sa teenid? Isa juures jah, et seal oligi, et tegelikult kuidas mul oli, et oligi, et põhimõtteliselt tuli koroona peale, mul vigastus oli, tegin korda ennast, siis tuligi koroona peale, siis ma müüsin tsikli maha, et nagu, noh, ma enam nagu nii nagu tõsiselt nagu täitsa profisportlane enam ei olnud. Et siis oligi, et tegin korda ennast, siis see koroona tuli, siis ma tegin terveks ennast, ma müüsin tsikli peal maha ja siis mõtlesin ka, et noh, kui hakkab uuesti võistlused pihta, et siis ma olen äkki terve ja hakkan uuesti sõitma. Aga kuidagi see koroona viibis, noh, kõik võistlused viibisid ja siis tehti kuidagi, kuuled, et ülehomme võistlusena, no kuule, päris nii hooaeg juba poolenisti läbi, poole peal, vaata, okei, las see hooaeg olla, ma saan ikka 100% korda vaata ja siis hakkan uuesti sõitma. Ja siis tuli see, et kuuled, et aga vanasti lõpetasin kooli niimoodi, et ma ei läinudki edasi kooli, et läksin 7 krossi vaata. Ja siis tuli mõte, et kuule, ma lähen nüüd siis kooli. Et siis ma läks isaga ka, et kuule, et ma saan aru, et ma pean midagi tegema, et ma käin isama koolis ja istun diivani peal päris nii ka ei saa, et anna mulle 3 aastat, ma käin koolis ära ja saan paberid kätte, et saan hariduse kätte, et siis on nagu, ma tulen, noh, ma hakkan ikkagi salakeskis nagu, mulle meeldis seal käia. Olla seal teha nagu midagi, ma tegin seal, et mulle meeldis see ja siis tegingi kooli ära ja siis kooli kõrvalt hakkasin tsiklit natuke puditama, et midagi peab ju tegema ka vaata, no kool peab ju kell 3 või 4, vahepeal ma ei tea, 12 lõppes ära ja mis seal lõppes vaata, et peab midagi tegema ka ja siis oligi, et käisin vabadel päevadel, kui kooli ei olnud, siis käisin isa juures abis ja siis kui kool oli, siis putitasin tsiklit kodus garaažis ja siis tegingi ja siis oligi, lõpetasin kooli ära ja siis läksingi isa juurde appi nagu, et sinna nagu seda tehnikat aru saama, kus tehnika käib. Et mul endal ongi, ma ei teagi, kas kogu aeg, ma väiksena vastu ei olnud huvi, mul selle tehnika vastu nii palju oli. Oli ikka. Sa kogu aeg, ma kogu aeg roidulegi panid põhjavalgustused ja tümmid ja kõik panid peale. Ei, kuule, see oli kõige puhtil üks huvi tuli kellana, see treeninglaagri oli. Ma enne puhiga, et 2 nädalat oli puhk oli Võrus ja 2 nädalat mina olin Tallinnas äkki või nädal kuidagi. Iga aasta käisime niimoodi. Siis meil oli omad kultuurid, kus me tegime seal, käisime, oligi, et alguses Verants läks tööle, siis viis meid looma sinna lõputusparki. Siis käisime lõputuspargis ära ja siis läksime looma anda. See oli päev otsa veel. Ja siis Verants tuli, töölt tuli, täpselt kellaaeg, ma ei tea, kust üles meid leidis, me telefoni midagi too aeg ei olnud. Ma ei tea, mis üles seda leidis ja kunal, kus kohast. Ja me olime õiges kohas ja siis saimegi kätte. Ja siis oligi, et puht tuli Võrru ja siis näitasin talle, kuule vaatame, ma ehitasin siin selle suvi, et põhjale valgus ja siis mingi muusika panin peale sinna rollerile ja siis 2 nädalast läksin Tallinnasse puhkiga juba kõik põhjavalgused all ja muusikat peal ja. Aga see sama ongi see, et noh, me viisime 11, ütleme, sealt linnast tulid mingid asjad, siit tulid sealt mingid ja see lihtsalt täiendas 11. 11 täiendasime. Et ja see huvi oli, vaata kõigil oli ühine huvi. Jah, kõigil sama ka. See oligi äge. Et ei olnud jah see, et noh, öö ja päeva, et kõik tegid sama asja tehti. Kõik need huvid ja asjad tegelikult ühtivad ikkagi. Täpselt, et mõte tuli ja kohe tehti ära see. Aga see oli jah, sellest tuli äge, et kui tuli mingi mõte, et ikkagi nagu üritati ära teha, mitte ei jäänud mõtteks see asi. Ja, et ei... Ja, kui mingi lolluski tuli, me tegime ära ikkagi lollus. Ma olin puhiga iga kord, kui ma isegi puhi juures käin, siis iga kord meil tuleb see teemaks, tuleb see sama see... Läksid tööle, korteris mitmenda korsul, elasid seal 9. pikki. Ja, te läksid tööle ära, me jäime 2 tatid jäid sinna koduna. Ja siis oli ära midagi ja siis õhtu, ma ei tea, kus me läksime. Verants, me vaata Verantsina, Verants oli kurine. Seda ma mäletan. Me läksime alla kuhugine auto juurde, hakkasime minema kõndima, jalutama seal ja siis alumine naaber tuleb Veronika, kuuled, et mul mingi munad olid kasuka peal, mul olid kuivas kasukas või mingi asi seal terrassi peal või selle rõdu peal kuivas, siis mingi muna oli meil sinna laiali löödud sinna kasuka peale, vaata. Vaadati meile otsa, siis meil tuli ruttu kuidagi, ja meil tuli üks muna, me kostisime ruttu ära sellena.
aga ma lähen seda külmkapi juurde, siis ühtegi muna, sealt alumisatili muna oli täis kõik vaatana. Siis meil tuligi mõte, et kuule, davai, et 9. korrusel panime suusakipi otsa, panime sinna rihma otsa, panime muna, lasime alumisele naabrile. Ma ei tea miks, aga mõte tuli, me tegime seda ära. Üliäge. Üliäge, ei no tehakse ikka lollusena, ma ei ütle üldse, et too aeg jah, ma ütlesin, et me ei tea midagi. Aga no siukse, seal ei midagi läbi hammustada, see oli nagu omast arust ma ütlesin, et ma olen aru kavalad, et meile kukkus ka, aga ühtegi muna külgapis ei olnud. Et nagu... 9 oli vist viimane korrus ka või? Ei, ta oli päris kõrge, oli kõrge. Seal oli mingi 12 korrust. Ma mõtlesin, et sa pusad ära tulla rohkem. Aga lihtsalt oligi see, et kui mingi isegi lollus tuli meil mõttes, me tegime ära selle. Et noh, mingi asi tuli, me võtsime pundi kokku, keegi ei olnud see, et kui me ei tee seda või ma ei tea midagi, noh. Kohe punt koos ja kohe tegus. Kohe, lollus kellelgi tuli, muidugi teeme ära. No, tagantjärgi mõtled, et no kurat, ma ei tea. No, teil oli suur treeninglaager, teil oli siis meie poolt oli abimees Paul. Jah, Paul. Ja me olime tööl ja Ervin helistab meile, see rallikrossi sõitja. Mis ta perekond nimi ei saa öelda. Noh, ühesõnaga vana sõber helistab mulle, et kuule, kirjadega auto sõidab siin ringi. Poisid või küljuuks oli lahti. Poisid istusid kõik nagu silgud reas seal ja nemad panid mööda Võru kinna ringi siis. Aga siis oli nagu juba telefoni läinud olema, võtsime Pauli ette, et kuule, mis nüüd toimub seal. Meil olid pildid juba Tallinnas otsal. Aga kas sa ei olnud roolis isegi seal kuskil või? Oli. Sa olid kuskil keegi midagi? Mina saan Pauliga väga hästi läbi, et nii kui sa Tanni maja eest ära sõitsime, siis ma sõitsin. Ja siis kui hakkasime tagasi jõudma, siis Paul pidi sõitma. Et see ei see hull aeg. Näiteks niisugused lollused, ma toon lihtsalt näite, et enne treeningut me läksime Meegomäele trenni. Siis seda aeg oli siis Statoil. Läksime läbi, ütlesime, kuule, et näe meil terve punt poisse siin, et olge hea, tagasi tuleme, et me tahame 20 hot dogi. Pange 20 kabanossi või toda viinerit, et pange sinna sooja. Et me kõik võtame. Ja siis tagasi minnes, et kuule, et ma võtan ühe hot dogina. Siis läksid sinna Serkri või Statoili, saad terve see grill. Minu arust oli sinna veel see ekstra grill ka toodud. Kõik vorsid keelevad, kõik. Ja siis ma ostan selle ühe autoga ära. Kuule, aga kellel teised on? Ei, punt hakkas tulema, kõik sealt raja äärest. Niisugune, saad aru nagu, kui tagantjärgi mõtled, nagu hullult äge. Aga midagi teha, sai tehtud niisuguse asju ja õnneks mingid, läksid 19 viinerit, siis võib-olla sinna prügikasti, võib-olla tuli pärast keegi ostis. Aga ei, niisugused lollus sai tehtud. Ja tagantjärgi mõtledki nüüd see on ju see, et vanad me võisime olla kui see Pauli ja see Transidiga, kui me kiutsime siin ringi. Noh, mis te seal ikka oli? 14-15. Ei olnud. Mind üldse punti. 13-14 ma pakuks. Või kuskil seal ka. Mingi 8 vastu ja meid ei tahab üldse punti. Meil ka auto, ma sõitsin autoga. Et seesama ongi, et see küljeõuks lahti on ju. Kes siis sealt rippus välja, kes hoidis kuskil kinni. Mõtled, mis nüüd on ju, olekski ühe poisiga näiteks midagi juhtunud. Okei, Paul on küll võib-olla vastutav seal on, aga põhivastutav isik on seal, kelle auto on. Aga ei, ma vahetan seda, siis kui see lõpus välja tuli, siis oli see päris kõva tragöödia, aga nii oli. Aga ei, ma sain... Mis tragöödiat ei olnud siin? Ei, väike ketukas ikka oli ju Paulile. Ei, mis sa seal... Ei, selles ikka midagi mainisid. Ja mida ikka ütlesid? Asja sai selgitatud kenasti. Võib-olla jah. Aga ütleme nii, et kuigi me olime seal põhiasjapulgad ja ma olin enamus aja roolis, siis
põhitule said ikkagi Tom ja Paul peale. Noh, meie pääsime ära, meie puhtapalli. Et aga noh, eks see jälle oligi see kambavaim, mis panigi mingi vend võib-olla tõmbas ukse lahti sõiduaega on ju üliäge. Kõigest kaasa. Jah. Et ja siis oli sellega okei, kui me juba siin selle transiidi jutu juurde jõudsime, siis oli täpselt enne Võru oli ju see, et ma olin roolis, Paul oli kõrval, ment väljas, Paul nägi ära viimane, laks tee äärde, tegime vahetuse ruttu, onju. Siis Paul sõitis 100 meetrit edasi, politsei pidas kinni. Noh, eks ta nägi seda tsirkus kõik pealselt. Ja siis Paul ütles, meil tagas ikka tuli lahti. Et ta käis seda kinnitamas. Aga eks ta nägi seda põllu ja pigistas võib-olla see, et pigistas silma selle ajal oli teine maailm. Pigistas silma kinni, et see küll sõik edasi, aga normaalselt. Noh, et ja ma ei kujuta ette, võib-olla seesama politsei oli seal Võrust, noh kindlasti oli Võru politsei on ju, võib-olla isa isegi teadis seda inimest, võib-olla isa ka teadis täpselt samamoodi, mis toimub. Noh, meie omal ajal mõtlesime, me ei ole spetsialistid, et keegi ei tea mitte midagi. Aga noh, kõik see asi, ütleme Jüri, sa olid Tallinnas sellel hetkel, kui sa kõigist tead said, mis see toimub. No jaa, aga maailm väike. Te ei oskanud üldse aimatagi, kui palju minu tutvusriigi. Ei, no ongi, et ega teil oli niisama. Ega Ermin helistas mulle, et kuule, ja autol olid kirjad peal. Jah. No see oli täpselt sama nagu eile oli trennis, ma läksin trennist ära, Lukas sõitis ilma kiivrit mingi selle väikse põrraga on ja siis mulle täpselt samamoodi helistati, et kuule, tal kiiver peaks peas olema. Noh, võib-olla ta siis tuli koju ja ma ütlesin, kuule, et järgmine kord tuleb kiiver peas, kui sõidad. Kus sa sa läksid ära, kus sa tead, aga see nüüd tänapäeval on veel teid kõik ju filmivad, postitavad, teevad, et see. Kuid ette, kui praegu mingi Lukas tuleb seal Travisi sepsuga uksed lahti, ripuvad välja. Ma arvan, et see läheb tänapäeval jah, võib-olla 5 minti aegu. Ja mõtlengi, siis on juba kohe nagu, kõik asjad nagu on juba avalikult kohena. No seal pannakse juba, ma ei tea, kuhu telekas. Et noh, kindlasti me saime natuke rohkem lollusi asju teha, sest meil ei olnud tänapäeval noored, nad ju filmivad ja postitavad ja jäädustavad kõike. Aga see on tegelikult, see on nii. Meil ei ole aega teha ka. Need vennad istuvad rohkem nüüd ju Meil ei olnudki. Meil ei olnudki midagi teha ju. Pidime lollustega tegelema. Seda küll, jah. Meil ei olnud mitte midagi teha. Hea point, sellega ma olen nõus. Meil oligi, me pidime lolluse välja mõtlema, tegevust saada endale. Ja mina omast kohast ütlen, miks ma pidin seal ilmselt sõimama hakkama. Ma olen ise ju samasugust elu elanud. Lollusi teinud. Alates 16 aastaselt ainult. Siis või noh, mina läksin peale algkooli läksin ju Tehemetsa. Kah, kodust välja ja kogu moos, eks. Ja siis ju Tehemetsas täpselt samuti, ega me olime ka noored varsad seal. Ega kõik tükid tehti. Ei, no muidugi, ega nii ongi elu. No mis sa arvad, tänapäeval tehti tükke või? Ei, tänapäeval noored küll ei tegele. Ei, aga lihtsalt meil oli, vaata, meil oligi see, et meil ei olnud midagi nagu, me lihtsalt mõtlesimegi igast jama välja. Sa olidki väljas ja sa genereerid. Me olime ju enamus aja ju selle pundiga, kui meil olid need, kas me olime Tallinnas või me olime Võrus. Ei olnud sellist asja, et me lihtsalt istusime kuskilt toas. No enamus aega te olite trennis. Ei, no seda, jaa, aga ma mõtlen nagu. Siis jäi õige pisut jäi see aken jäi üsna väikseks teil tegelikult. Jaa, aga teistpidi. Aga vaat, palju me saavutasime sellega. Ei, no kõvasti. Et aga mina ütlen nagu seda, et ongi, meil oligi tegevus, meil oligi mingi distsipliin, meil oligi ajakava, meil oli mingid kohustused ja tänu sellele ma arvan, tänapäeval me olemegi need, kes me oleme. Aga mida sa nagu oma sellest ajast kaasa oled võtnud ja mida sa teed teistmoodi kui võib-olla sinu? Ma arvan, et see sama just, mis ma ütlesin, ongi see, mis ma võib-olla kaasa võtan, ongi see kohuse tunne, et sul peavadki asjad on tehtud, sul on distsipliin, et sa, ma ei tea, sa ei saa siin, ma ei tea, magada sisse, sest sul ongi järgmine päev vaja mingid asjad ära teha, on ju. Et just see kohuse tunne, võitlusvaim, sa tahadki
sa tahadki paremini, ma ei tea, asju teha või paremini kui teeb tema või mis iganes. Et ma arvan, et see ongi suurelt pildist nagu kaasa tulnud sellega. Just see elustiil ja see suhtumine ellu nagu. Et kui teine asi hästi suur, ma arvan, omadus on nagu see, et kui sa kellegi midagi lubad või ütled, siis teed ka. Mitte ei ole lihtsalt, et kellega lubad ja kui ma ei tea mida ja siis lased lihtsalt üle. Et julgedki inimestega suhelda, rääkida, käia, kui on probleem, sa räägid, kui ei ole probleemi, sa räägid. Et ma arvan, et see on nagu selle mölluga kaasa tulnud. Väga ilus kild tuli siit välja praegu. Sa oled täpselt oma isa poeg. Olen. Sinu isa käest küsiti, et miks te raiskate poiste peale nii palju raha? Need on just need 90, 2, 3, 4, 5. Et tee midagi, Arenda äri või tee ükskõik mida, ehita maja või ükskõik. ja sinu isa vastas siis sellele ka nii, et kuule, kullad mehed, kui poisid võidu ei sõidaks, siis tema ei ole ka see, kes ta praegu on. Jah, aga nii on. Aga tol ajal, kui saekvaater ikkagi töötas, see oli juba tuleb, see oli näitaja. Tänu sellele te sõitsite. Aga on. Tänu sellele oli isa ka teil olemas. Täpselt sama sa ütlesid praegu, see on, võrdlusmärgid võib vahele võtta. Praegusel hetkel nagu mis ma näen oma poja pealt on. Ma täpselt samamoodi kõik, mis mulle hullult läheb nagu vastukarva ja mis mulle hullult üldse meeldi on see, et siit tuleb järgmine, ma ei tea, kõva krossipesu, maailmameister või mis iganes. Me ise ei mõtlegi selle. Me teemegi seda asja nii, nagu me enne ka rääkisime, et see kuidagi iseenesest juhtuvad asjad, et tuleb ja käib. Aga minu eesmärk on praegu pigem see, et seesama kasvatus, täpselt sama stiil, et sa kasvadki üles, sul on kohustused, sul on distsipliin, sa nädalavahetused on sul võistlused, sul on kohustused, sul nüüd ütleme, kui sa tahad paremini sõita, see tähendab seda, et sa pead ise oma trennid ära tegema, mina ei saa teha seda enne. Et nagu sul ongi mingid kohustused ka, mitte ei ole ongi lihtsalt nutitelefon, TikTok, muidugi sul on seda aega, sa pead selle ajastuga kaasa minema. Aga teistpidi ongi lihtsalt see elustiil või see, kui sa pead kuhugi minema, kui ütleme, sa pead minema sinna kell 10, näiteks võistlussõita kell 1. Sa ei saa minna ju kell 2 võistlussõitu, sest see on hilja. Et seesama, pigem on see kasvatus ja see on minu jaoks on palju tähtsam kui see, et ma ei tea, sinust saab maailmameister. Ma olen lihtsalt näitaja. Et see või mida sa saavutad või mis iganes, see on teise järg. Ja ma arvan, et ega siin oli, seal pundil oli täpselt samamoodi. Kõik tegid. Kellegi on seda, et ma teen selle pärast, et ma saan Eesti meistri. Või ma saan Balti meistriks või ma saan Euroopa meistriks. Kõik kuidagi läksid, siis tulid ühed võistlused, teised võistlused. Kuule, ma lähen sinna, ma tulen ka kaasa. Ja nii on. Aga me tegime igasugust vaata erinev. Iga nädalates oli võistlused. Lätis, Eestis, igal pool kogu aeg. Aga ma tahtsin enne ütelda, et mul on samamoodi, et vanasti isegi sõitsid juba siin hiljem. Nagu siukest mõtet küll ei olnud, et kuule, nüüd ma lähen võitma sinna vaata. Ma lähen sinna, ma lähen ennast parima. Tuleb see, mis tuleb, et nagu ma ei lähe sinna mingisugust poodiumit püüdma või mingisugust kulkat saama või ükskõik mida. Okei, kui saab see kulka, ma välja teenin selle siis. See oli boonus. Ja see oli boonus. Et ma olen see, et ma nüüd lähen ja siis, kui ma olin mingi 4. näiteks, natuke ikka paha, et 4. olid või 5. olid näiteks, aga mitte midagi juhtunud, siis oligi see, et kuule, mis nüüd on, et nagu proovime saada veel kuskilt mingi paar sekundit juurde, mis ma tegema peaks, kui sa oleks hakkas endaga töötama natukene. Et kõik on nagu, nagu kulka aega nagu ei läinud kunagi. Mul ei olnud nagu mõtet kunagi, et ma pean nüüd poodiumile saama. Ja, et ma pean võitma. Ja. Läksid sinna ja andsid ennast parima ja kui oligi, see oli boonus enne.
jah. et meil ei ole niisugune, minul ei, ma ei tea. ma niisugust asja ei pane. no ja vaata see Kemko aeg meil oli koos jälle puldiga. Täpselt samamoodi tuli üks väga kihvt aeg ja kihvtid võidusõidud kõik. Ja see Kemko, Kempli see ise oli ju väga sümpaatne ja soliidne vennike ja sihuke eluline inimene. Ta ei olnud üleolevalt enda. Ja, aga teine asi, mina ütlen ka seda, et näiteks sama Kemko mees, ta ei oleks hakanud meiega midagi tegema, kui me ei oleks asja teinud südamega. Jah, tõsiselt. Et see, kuidas see punt tegi või kuidas see punt seda asja näeb või nägi, see kiireks välja. Ja tänu sellele need inimesed tulevad sulle appi. Annabki sulle nõu, tahavadki pundis olla. See on minu nägemus. Et see jõudis, ütleme, isegi see sama pundi tegemised jõudsid ka Lätti. Ja nad tahavadki, olidki nõus aitamas. Et seal ei olnud ju, ega me ise ei käinud seal Kemko juures ütlemas, et kuule, meil on nüüd siin teeme. Tema ise tegi. Ja, tema ise tuli. Tähendab, me sõitsime ju pundiga seal Läti meistrivõistluses. Neid Läti sõite. Need olid siuksed väga head sõidud ja siuke organisats oli ja kõik oli okei. Ja sealt nagu Kempelis ise tegi, et kuule. Ja, ei, seda ma ütlen. Pundi kokku. Aga see sama pundi nii-öelda see tegevus, see kiirvikski väljapool. Jah. Et nii oli. Lõpuks me kõik Kemkosse. Jah, oligi. See on Kemko tiim on peale siin paani. Taavil bussiga veel. Ma küsiks viimase küsimuse. Et nendele, kes alustavad äkki, kas krossi teed või ükskõik mis spordi teed, mis nõude annaks, kuidas lähendada? Proovida võimalik kaugel hoida siit. Pigem vahet ei ole, mis asja sa teed. Ma arvan, et iga asi tuleb igale inimesele. See peab inimesele meeldima. See elustiil peab meeldima inimesele. Iga asi juhtub millegi pärast. Ja kui see asi jõuab sinuni, naudi, ole tee ja see pea tegema midagi vastu tahtmist. Et selles mõttes just nagu ma mõtlen nagu spordi põhimõtted on teine, et kui see nüüd, kes siin on jõudnud nagu crossini, kas just tänu mulle või tänu Lukasele või mis igas, need noored poisid just seesama, sära silmis, see panebki sind ümberriigiga liikuma. Paneb lapsevanemaid liikuma, paneb toetajaid kaasa, paneb mis iganes tutvusringkond saab sinna. Aga kui seda sära silmis ei ole nagu ja mis on üks asi, kus mina kindlasti ütlen, et lapsevanem ei pea elama oma lapsepõlve unistust välja oma lapsepõlve. Et kui sa tahad, osta ise endale mootorratas ja mine sõida, aga ära ela seda oma unistust välja lapsepõlve. Et kui see lapsel nagu meeldib ja on, see sära silmis või see kiirus väljapoole, see on kohe näha. Ja kui see on olemas, lihtsalt toeta teda ja naudige oma perega siis nii-öelda seda ühist aega, nii kaua kui see aeg on. Ja see on ainuke soovitus. See on jah, see motocross on hästi niisugune ka, et kui sa saad põhimõtteliselt, põhiliselt ikkagi see on nagu ikkagi meeste spordiala, enamus on nad, ja sa saadki nagu isaga, sa saad sellega nagu, mis spordiala veel oleks selline veel, et kus sa saad nagu isaga nii palju nagu koos olla või teha nagu või käia trennis, et lähedki saad 8 tundi takka koos või midagi. Muidu on see, et pannakse jalgpalli või ükskõik mis ala, vaata. Et sa lähedki, pannakse trenni maha, 2 tunni pärast võetakse sind sealt ära, vaata. Aga siin seal on tegelikult, sul on see ikkagi, et sa käid isaga, käid kogu aeg kaasas lõpuks. Mina käisin emaga ka muidugi. Aigar oli isaga, oli väljamaal võistlustel, siis ma käisin emaga. Et siis oligi, et nagu see kõik see, see täpselt see
koos olemine on see ikkagi lapsega nagu nii palju tegelikult saad nagu koos olla, vaata. Et noh, mingist teist spordiala lihtsalt nagu võrrelda natukene, et see on nagu siukene, et väga vähe on selliseid alasid, kus sa väga hästi saad kokku nagu just, et olla nagu. Aga sa peab huvi olema. Ei, jah, ta peabki olema nagu loomulik. Vaata, kui ta on nagu üles surutud vastu karva. Ei saa. Ei naudi sul ja mis meil veel, ma arvan, mis oli selle pundi nagu hästi suur eelis, oligi see, et kogu pere tuli selle hullusega kaasa. Kõik emad, isad. Emad, isad, õed, vanaisad, vanemad, kõik teeme. Aga kui sul ongi nüüd üks pidur vahetele, kas see on siis sul õde või on sul ema või on sul vanaisa või oled ise, see ei saa toimida. Ja see kuidagi oligi see sama, kui sa võtad nüüd siit pildid ja asjad ja just see sama, mis sa küsid ka, et kas oli mingi aeg nõuke asi, et nüüd hakkame tegema. Pole olnud. See kuidagi kõik on lihtsalt Rumapallversus. niimoodi. Ja praegu olemegi siin. Jah. Mis siit edasi, kuidas see edasi veereb, on ju. Seda räägib 40 aastal. Meie eesmärk ongi põhimõtteliselt anda nüüd Self nüüd rahva sekka. Ja täpselt samuti lõpetada niimoodi, et kogu see materjal ja see, mis siit nüüd, kui meil raamat ära lõpeb. Et läheks edasi. Teie teete seda edasi. Iga generatsioon teeks nagu edasi seda. Ei, nii ongi. Seda peab salvestama. Aga ei. Suured tähtelime. Mis? Meeled? Tuleb veel midagi. Kõva tiim, jah. Tiimitöö. Jah. See on äge, see on äge, et ongi, ma mõtlen samad, kõik need, kõigil emad, isad, kõik punt või koos kogu aeg. No, see on siiamaani punt. Siiamaani punt, ja ta on kõik siiamaani veel punt. Ja vaata nüüd, kui sellist tegelik toimus see asi siis niimoodi, et selle seltskonnaga algas tegelikult noorte motokrossiga täiesti uus peatükk.